olümpiavõitja, maailmameister, Euroopa meister ja paljude maailmarekordite saavutanud Jaan Talts. Palju õnne teile kõigepealt 75. sünnipäevaks. Tänan. No, kõigepealt ma, Jaan, pean ikkagi kiitma selles ja väljendama mingit sellist ka kerget mittemõistmist ja segadust ja korraga ka rõõmu. Te näete väga hea välja ja teil tundub olevat väga hea tervis, vaatamata sellele, et kogu oma karjääri jooksul, sportlaskarjääri jooksul olete upitanud, tõstnud, venitanud, rebinud sadu tonne, kui mitte tuhandeid tonne. No tore, kui nii on, aga tegelikult see on natuke petlik. Astute sirgelt, aga ikkagi kusagil siit ja sealt. Vanus 75 peabki natuke valutama mõnes kohast. No traumasid on olnud piisavalt ja eks ikka hädad tulevad kallal, aga muidugi päin oma jalal ja saan hakkama. Ja kui on vaja juubeli õhtul väikene valsituur teha, siis põlved peavad? Usun küll. Eks see paistab. Härra Talts, teiega siin sellel 75. sünnipäeval vestelda ja tuletada meelde neid hetki, mis elus ja karjääri jooksul on olulised. Kas selle võistluste, pikkade treeningute perioodides on ka mingi selline, mille peale tagasi mõeldes tajute, et see oli minu kõige parem aeg? On see teil enda jaoks välja mõeldud? Ei ole. Pigem täna ma ütleks niimoodi, et spordi tegemine oli üks võib-olla saavutusta rohkem, kui nii võib öelda, aga ikkagi üks aeg minu elus. Mu karjäär oli suhteliselt lühike, 16 aastat, aga valmis olin ma palju pikemaks ajaks, aga käsi ise trauma murdmise lõpetas ära ja palju võistluse vahele. Need tiitlid ja võidud, mis mul on, rekordid, no ma arvan, et need võiks 2 korrutada. Siis oleks mina olnud oma panuse, millega ma rahul olnud. Aga praegu, kas ei ole rahul, ei ole õnnelik. Ma ütleks niimoodi ära, et ma olen täitsa keskpärane sportlane. Kui arvata sellega, et mul on üks olümpiakuld, hõbe ja seal mõned Euroopa ja maailmameistri võistluste tiitlid, no sellised sportlasi on maailmas, ütleme ausalt, tuhandeid. Paralleelselt selle kõigiga on kogu aeg olnud töö. Metsas, majade ehitamine, pärast ainult ehitamine. Kogu aeg on midagi ja ma nagu ei oska välja öelda, mis kõige tähtsam on. Ütleme niimoodi, et kokkuvõttes, et sport andis natukene sellist kuulsust, ka võib-olla olin ikka pool amet, sai ka leivalauale, aga leiva peale midagi paremat ja maitsvamat on tulnud ikka põhiliselt tööga väljaspool sporti ja põhiliselt ehitustööga. Me täna vaatame siin ka saates mõningaid neid lõike, tuletame neid meelde ja ma arvan, praegu on paslik tuletada meelde see esimene suur saavutus. Spartakiadi suur silmapilk. Jaan Talts ründab poole tonnist kogu raskust. Ja esimese poolraske kaalasena maailmas tal see õnnestub. Te näete maailmarekordi sündi. Musi ka. Mitte niisama lihtsalt musi. Seal ikkagi 3 nagu sellist nagu tugevat templit. Kas see oli ühe mingi sellise selge unistuse täitmine, kahtustata oli ühe selge unistuse täitmine? Ei olnud. See on täitsa vana arusaamine. Mingi unistuse täitmine. See oli lihtsalt tehtud töö tulemas, see pidigi nii olema. Minul natuke teistmoodi spordi tegemine kui tänapäeval. Sina Urman noor mees, ta mõtled, et see on nagu väga suur asi, see 500 kilogrammi. Sellel hetkel esimest korda maailmas poolraske kaalus. Sportlane ei mõtle sellele, ma ei teadnud, ma tahtsin, kas ma olin esimene, no loomulikult ma teadsin, võib-olla sellest räägiti, aga trenni tehakse selleks areneda.
selleks tehakse trennid areneda, Urmas. Ja seal on see 500 vahepeal sees. Ja vaat see 500 oli seal sees ja oli sel hetkel, kui mina tegin sporti. Või 2 aastat tagasi sinna kinni ja 2 aasta pärast, kui mina tegin, siis oli juba 3-4 mees, kes tegid seda 500. Kas on mingi võit just selle tehtud töö kontekstis, mis on eriti oluline tundunud? Kõik on väga head võidud ja üles on teinud 100%, kui sa võidad hea tagajärga. Ka praegu me vaatame noori, ma nii palju kuna olümpiakomitee tippspordikomisjonis olen, et hea on see, kui olgugi, et ta saab olümpial seal 30. koha või 40. koha, kui ta parandab oma isiklikku tulemust. Kui mina tegin oma parima tulemuse, kas see oli siis maailmarekord või ei olnud, või antud situatsioonis ma ikka tegin selle, milleks võimel oli, siis ma pidin rahul olema, on kogu aeg rahul. Kui ma oleks kogu aeg rahul olematu, siis ma oleks hulluks läinud, tead sa. Aga väga palju olukordi oli, näiteks 2 olümpiat, ma ei ole kumbagi olümpiaga rahul. Kumbagi olümpial ma oleks pidanud, Mehhiko oleks pidanud kindlasti võitma ja olime suhteline, ma olin maailma parim võitma ja Münchenis ma oleks pidanud tegema 600 ja tänu sellele, et treenerid ei lastud mul seda teha, sellepärast, et meil oli 4-0 ees ja Aleksejev patsutas mul õlale, et kui Jaan võistlus soovis õnne, et enne parandad, et ikka 5 tee ka 5 rõngas, et see on täis olümpiamängud. Olümpiarõngad on ju 5. Aga vaatame, läheme selle esimese olümpia juurde ja siinkohal saan ma televaatajale öelda, et need on ajaloolised kaadrid, sellisel kujul värvilisena neid Eestis kunagi näidatud ei ole ja selle erilise päeva kontekstis on õiguste omanik andnud meile õiguse lausa 30 sekundi pikkuselt seda materjali näidata. Aga see on nüüd see võistlus, kus mitte nagu päris ootamatult, aga ikkagi mõnevõrra ootamatult võidab Soome. Ma ei ole seda näinud. Ai, poiss, ja on ikka olnud aegu, kus sa oled ka natuke ilusam, poiss. Keskendumine, see on keskendumine asja võidis igal spordi ajal. Võistlus mul jah, ebaõnnestus küll natukene. Aga miks ta ebaõnnestus? Esiteks me olime 3 nädalat laagris seal, mis nagu üldiselt nüristas natuke närvi. Vorm oli suhteliselt hea, ta näitas ka tõukumistulemus, aga nädal aega enne võistlusi oli kõhuga mingi probleem ja kui sa hoiad kehakaalu ka veel ja nii nõrk ja kui see seedimine korras ei ole, see võtab ikka sellise kandis ülestes olemise, see ikka see väike palavik ei midagi, aga see kõhu probleem. Oli paar päeva mul see ikka võttis tujust natuke ära ja tundsin ikka, et mul on sellist särtsu, see võtab särtsu ära ja niisuguse jõuga. See oli veel sellel hetkel, kui te võistlesite poolraske kaalus. See oli siis kaal, mis ei olnud nagu päriselt teie kaal. Selles mõttes, et te pidi kogu aeg hoidma ja valvama. Ta oli natuke ja ma olin natukene poolraske kaalu jaoks suur. See Mehhikos ma tean ja see vist oli olümpial, võitsin seal ka kindlalt. Ma läksin bussi, astusin ja ma tõmmas reies krampi ja üks poiss läks ees ja tänu temale ma kukkusin näoga tema peale. No ikka ma olen ikka mitu korda seda tõstmist ka proovil maha jätta, et see on ikka väga raske see kaalu võtmine. Peale olümpiat 69 talvel ma võistlesin Kiievis veel rahvusvahelist võistlusel veel poolraskes ja ma ajasin ikka ennast veel vormi, võtsin kaalu alla ja ma tahtsin esimesena tõugata 200 kilogrammi poolraske kaalus. Mis tänastel võistlustel annab ka veel medali. Ja ma võtsin rinnal 200 kilogrammi. Aga ma jõudnud üles tõugata. Ma olin hea tõukaja, aga ma jõudnud üles tõugata. Ma tõusin nii rasked ja üle liia olin. Vaim oli valmis, võtsin rinnal ja kartun, et tõmmed. Ei, võtsin rinnal. Kõik oli okei. Ta tundsin, et ma jõuan. Ja siis ma otsustasin, et viimane võistlus.
68. olümpia, mida me siin praegu silmanurgast näeme, on ju veel oluline selle poolest, et sellel ajal võeti ikkagi tablette täiesti ausalt ja need olid kõik peaaegu lubatud sellel hetkel. Need anaboolsed steroidid, mis panid lihase kiiresti kasvama, andsid seda jõudu juurde. Et see tegelikult ei olnud sellel hetkel üldse keelatud. Ja takkajärgi ka ju räägitakse, et soomlase tulemus tuli just läbi mitte nende metallsete ketaste osava tõstmise, vaid läbi nende väikeste tablettide võtmise. Kus sa seda kõike tead? Kas nii tark mees oled? Lugenud raamatutest. Taltsi raamatus tahtmine on sellest kirjas. Valesti oled lugenud siis. Valesti oled lugenud. See on niisugune üldine jutt praegu, et siis võeti kõik pandi tehti, et ärge üldistuda, kui te ei tea. Võtsid mõned. Võid võtta, muud seletust ei ole ja ta on seda ise tunnistanud pärast. Ta on tunnistanud seda pärast. Vaid niimoodi, et siis sa ütlesid nagu võeti, üldistasid. No kõik teiste tagajärjed olid peale tema, kõik oli sellises reas nagu pidi olema, nagu oli 3 kuud enne Euroopas meistrivõistlustel. Mina võitsin 20 kiloga seda Kangasnimet, 25 kiloga seda Johansoni ja 4. kohti juba 50 kiloga. Ja täpselt niisugune seis pidi olema ka. Olümpiaks olin ma ka väga heas vormis ja 510-15 kilogrammi oleks ma teinud, kui tervis korras olnud ja ka peanud võitma. Aga ta tegi 517, mida ei olnud. Ma küll tõuksin maailma rekordi, aga sellest ei piisanud. Selge see, et 3 kuuga panna 30 kilogrammi juurde, see ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Te ei võtnud? Ei võtnud. Seda ei olnud. Kas takkajärgi ei teki nagu seda sügavat ebaõigluse tunnet, et pagan võtaks, et soomlase medal tuleb sellise keemia abiga ja see aus tulemus jääb fikseerimata? Oled seda Jaan pettunud selle pärast? No olen kindlasti pettunud, jah. Aga selle pettumuse pole kuhugi minna. Seda ei ole mõte, tuleb edasi minna. No Jaan Talts, te olete sellel hetkel kahtlustades superstar. Kõik võistlused, mis te tegite Tallinnas, tõid täismaja nii palju, kui seal kohti oli, inimesed olid kohal, vaadati neid võistlusi pealt. Selles mõttes olite te sellel ajal täpselt umbes nagu täna Eestis Ott Tänak või Kelly Sildaru. Kõik teadsid, kõik elasid kaasa, kõik rääkisid, kõik võib-olla ka kirusid ja nii edasi. Kõigil oli oma arvamus olemas. Kas see nagu pigem takistas teid või innustas selline ühiskondlik kõigi poolt tähelepandu roll? Mind pole miski kunagi takistanud. Aga andis ikkagi tiivad järelikult? Mitte midagi. Mul on oma tiivad olemas. Kui nad annab juurde lisatiivad, siis asja ma ei tea. Kuulge, ühe asja tahaks veel ära rääkida selle juures. Ka selles enda raamatus siin ühes kohas tunnistate, et ka teie jaoks oli ikkagi see välimus oli väga oluline. Et enne tõstma minekut, ma sain aru, et ikkagi kammiga tõmbasite ka üle juuksesalgu. Absoluutselt. Tõsta põrandal peab käituma kultuurselt. See on, vaata sinna ilus pilt ju. Juuksed on kammitud ja tõstad ära, vaad kangi maha, tänad rahvast, aga ei karju, ei suudle endiselt väga hea. Vaatame nüüd, väga hästi. Näed, nii kui naelu lakke lõukanud, ometi ma kunagi ei osanud. Tuleb ära õppida. Tuleb tunnistada oma vigu ja tuleb ära õppida asjad ja oli õpetaja olemas. Aga see soengu ja kõik see, et peab olema ilusti, kas see oli pigem fotograafid saalis või ikkagi publiku pärast? No, iseenda pärast kõigepealt, iseenda pärast. Sa tahad hea välja näha ju. Sa tahad puhas, korrektne, korralik olla. Ei ole ju tähtis niimoodi. Praegu määrivad selle magneesiumiga, siis riided koos, kael koos. No ma ei tea, kael ei tõsta mitte midagi, õlad tehas kokku libiseb. Midagi ei libise kuskilt. Kõik käed on kinni teibitud, kõik ürad. Üldiselt on kole vaadata, tuleb tunnistada, jah? No ma ei tea, kui tule, aga nad teevad nagu, et nüüd, nagu läks sõnnikud vedama, et kurat käed kõik kinni pandud. No ei libise see kang mitte kuskil ära. No magneesium on natuke määranud, miks sa pead pindi tegema kõik? Ja mehel ka paljud tegid seda, aga praegu on kõik. No ma ei tea, mul on probleem. Nii väiksed õrnad käed. Aga see ei pea olema. Seda saab täiesti normaalselt teha. Mul on alati korrekstus meeldinud. Lähed
No keskendud, lähed saali rahva ette, no tervitad rahvast, keskendud, tõstad, teed maailmarekordi, ei hüppa, ei karga. Aga ma olin ette valmistunud, ma pidingi tegema seda rekordit, ma olin nii palju vaeva näinud ja muigat ja head meelt. No miks peab haarama lippu jooksma 10 korda ümber lava? Selle ajal ei olnud ka haarata, eks ju, seda lippu, mida ma oleks tahtnud haarata. Minu tähtis, mis lipp. See on üldse tähtis. Sportlasel ei ole kunagi tähtis. See on hea, kui sa oma riigis on võistlenud, väga hea. Aga niimoodi, et kui nüüd lippu ei ole, siis ma ei tõsta. Niisugust asja ei ole. Aga niimoodi jääb võib-olla selline ükskõikne mulje, et kui ikkagi lased puraka välja, tuleb see karjatus, see röögatus. Mis puraka välja? See on tavaline, see on lotovõit tuleb kaela, ma hüppan üle, see on tõesti, olen rõõmust tead. Aga ma teen selle asja ära, mida ma pidin tegema. Kui ma poleks teinud, siis ma oleks õnnetu olnud. Vaat õnnetu olen ma palju kordi olnud. Kui ma sain Berliinis nulli mul teedid, kuna 600 ei saanud Münchenis teha, kuna Mehhikos sain teise koha, kui 67 ma olin peaaegu üle ja maailmaistvuse korraldus, üldse Euroopa maailmaistvuse. Õnnetu mul on küll olnud, aga kui ma teen selle, milleks ma olen valmistunud ja ei tee, siis ma olen õnnetu olnud. Aga olla õnnelik, no muidugi olin rõõmus, aga ma ei ole kunagi olnud selline kehvaline, et ma pean nüüd kargama, hüppama või suudla seda kangi nagu praegu või tõste põrandad või seda muru, jookseb, suudleb muru. Ega see muru ei aita ju kaasa talle. 1972 ja München ikkagi, ja ma saan aru, et siin me võime nüüd ka sattuda nagu erinevate emotsioonide liinile natukene, aga see oli ikkagi olümpiavõit ja olümpiavõit on publiku jaoks siiski natukene eriline asi, ehkki ma saan aru, et sportlase jaoks on see üks see võistlus, kus tuttavate konkurentidega taas mõõtu võetakse. Jah, tavaline võistlus. Vaatame seda tavalist võistlust. Ainult olümpia nimi on olümpia. Vaatame tavalist võistlust nimega olümpia aastal 1972. Kang on pink ja kang on ilus. Trebine, ma nõrgim tõsta viis, aga vahet polnud. Kogu summa on vaja võita. Ainult kõige. Natuke ei ette, aga raske ei olnud. Ega see kang on ikka, kui ta natuke läheb trajektoorist välja või kuskil ette, siis ega siis ta võib, ei pea nii väga suur raske olema, et alla kukub. Ta lihtsalt ei jää üles. Ta läheb väga tehniline. Tõesti on see väga palju tõstjatel on ebaõnnestunud katseid, see on sellepärast, et ta on nii tehniline ala. Ta on raske, kui ta jääb tsentrist kuidagi välja või ütleme, see trajektoor ei ole õige, siis ta lihtsalt ei saa üles jääda. Ta ei ole niimoodi, et tõukad kuuli valesti, läheb 10 meetrit. Aga kui siin teed valesti, siis saad 0. Jaan, aga te olete ise hakkama saanud ja väga palju ise teinud ja tõstmine selles mõttes on ala, mis nõuab pigem nagu sellist sisemist valmisolekut kogu selle liigutuste ja kõige selle jaoks, et see tehniliselt hästi välja tuleks. Aga ma täiesti ikkagi spetsiaalselt võtsin täna siia kaasa ka ühe teie karjääri kontekstis väga olulise teie võistlusvöö või rihm nii-öelda. Ja ma saan aru, et te olete ikkagi käsitööd ise ka pidanud selle juures tegema, et mingil hetkel pikemaks ja kategooria vahetudes natukene, et saaks seda uuesti kasutada. Aga kui palju sellega maailmarekordid nüüd siis tehtud on? Selle rihmaga on tehtud kõik maailmarekordid. Kõik maailmarekordid? Juba 90 kaalus ja siis kui ma 110 kaalusin. Aga siis ma pidin lihtsalt sinna panema esimesse otsa uue. Väikesed augud juurde tegema? See augud, aga seal on kaugmond ikka õmblus. Siin on ikka õmblus vahel. See on pikemaks tehtud. Siis ma olin ju ikkagi tunduvalt jämedam, ütleme nii, et jah, panin otsa see, anna ma näitan, et need augud on ka, oleks ära kulunud, näed, siit hakkab katki minema, aga see on nüüd selle... No viimasel ajal ei ole nii palju võistlusi õnneks, et ta katki läheks. Ei, no mulle, ma räägin, aga sellest ma panin selle uue pikema ja siis oli see vanalihm oled need katki. Eks nad ikka päris katkist ära panna, võt, kui sa lähed siis seda rekordit üritama, läheb rihm katki, siis on see katse jama, läinud see katse. Siin olid ka tagajärjed peanud ära kulunud, aga selle rihmaga, tõesti ühe rihmaga ma ajasin terve selle karjääri läbi. See on väärt rihm, seda võiks alles hoida. Kui siit laua pealt midagi meie tänase vestluse kontekstis veel puudu on, siis see on kahtlustata see olümpia kuld
Jaan, mis sai siis peale seda võitu teile kaela riputatud. Kui sageli te välja võtate seda ja vaatate ja ma ei tea, sügisõhtul tee tassi kõrvale hämaral õhtul lõkke põleb kaminas niimoodi mõtlete, et kuidas ja kui palju selle võitmise nimel tuli vaeva näha? Mitte kordagi. Ausalt öeldes. On muudki teha. Tunnen muidugi rõõmu selle üle, aga tõesti ei ole välja võttu spetsiaalselt mitte kordagi. Kuigi on küsinud, aga jah. Kas peaks? Vaat see tundub alati teistele, et see on, ega ma ei ütle, et see ei olegi saavutus. Kindlasti on saavutus, aga see on ka natuke üle tähtsustavat saavutus. Minu arust on see niimoodi, et maailmameistri medal on täpselt samasugune. Kang on sama, raskused on sama, vastased on sama hääletus on ja ikkagi maailmameistri kogu planeet, kus me elame. Planeet maa, kus me elame ja ma olen selle meister. Ka mis saab veel suuremad olla? Mis see olümpia siin nüüd tähtsam? See on välja mõeldud üritus. Teine on planeedi meistrivõistlus. Aga teeme veel juurde midagi. Teeme midagi veel tähtsamat juurde. Olümpos see on see, kuhu pääsevad üksikud, välja valitud. Maailmameistrivõistlus pääsevad täpselt samad mehed. See ei vasta tõele. Täpselt samad mehed pääsevad sinna. Aga selle kuldmedali valguses, mis oleks siis see tiitel, mis teile tunduks õiglane? Mis võtaks teie arvates selle karjääri hästi kokku ja annaks selle täpselt edasi, mida te olete siis saavutanud ja teinud? Kui ma kellega kohtun, räägin, siis kui ma teda tunnen, ta mind tunneb, siis võib öelda tere Jaan. Tavaline inimene. Tegin nooruse sporti, midagi saavutasin, palju asja ei saavutamata. Ärme ületähtsust asju. Võtame rahulikult. Oleme tavalised inimesed. Kui midagi oleme teinud, kiidame, aga ärme üle kiidame. Aga mis veel hullem, ärme laidame seda, mis on tehtud. Mida paraku juhtub. Oleme õiglased. Kui sina tunned sellest rõõmu, kui rahvas tunneb sellest rõõmu, väga hea, ka mina tunnen rõõmu, aga sellepärast nüüd hüppama peab. Me tunneme rõõmu sellest, et on olnud selline mees, kes on teinud selle töö ära ja lõpuks saanud selle. Ja kui te niimoodi aru saate, siis tunnen mina ka rõõmu. Aitäh selle eest, kui te rõõmu tunnete. Mul ei ole midagi teile vastu. Selles samas tahtmise raamatus Jaan on kirjas see, et Müncheni olümpiamängude järel tekkis ikkagi selge mõte, et äkki peaks lõpetama. Jah, oli küll. Ehk ikkagi see olümpiavõit nii palju oluline asi oli, et pärast seda tekib mingi, et mis nüüd edasi? Ei, jälle ei ole. Ma ei tea, teistmoodi, ei ole see nüüd olümpia. Ma ei jäänud olümpiavõitu taga. Ma ei ole kunagi see mõttes olnud ka. See on 600 ja... See ei tulnud ja see oli see pettumuse koht. No see ja üldine väsimus sellest. Aga mis see siis ikkagi veenis uuesti jätkama? Kas see oli miski või oli see keegi, kes... Ei olnud. Ikka oli see miski, et vaata see tuju läheb paremaks, kui puhkad välja, saad harjunud, see oli nagu frustratsioon, et kurat, et ma võitsin 580-ga, mis oli küll 20 kilo rohkem kui teine koht, aga tegelikult ma pidanud tegema 600, siis ma oleks olnud, siis ma oleks olnud õnnelik praegu. Ja võib-olla siis ka 500 esimesena, 600 esimesena. Ma olen selleks valmis. Vaat see just tubli poiss on. Tubli Jaan, aga praegu teist tavaline sportlased. 41 maailmarekordit, 76 Nõukogude Liidu rekordit, 3-kordne maailmameister, 4-kordne Euroopa meister, Müncheni olümpiakuld. Selle spordi poole lõpetuseks 74. aasta Jerevani vigastus, mis põhimõtteliselt jäi sportlaskarjääri viimaseks. See tegelikult tuli ka natukene nagu kiirustamise pealt. Kas seal oli ikkagi nagu enda mingi sisemine minna laskmine juba ka, et saada selle asjaga lõpule? Et kusagil pidi see lõpp olema ja takkajärgi mõeldes mitte hea lõpp, mitte planeeritud lõpp, aga lihtsalt mingi sellise rabistamise tulemusena see juhtus.
Kus sa seda tõlgenduse võtad? See pikalt juhatasid, kus? Lugenud siin neid ajalehti, mis sellel hetkel ega mujalt ei ole võtta. Ja oli nii kirjutatud, jah? Ridade vahele. Ridade vahele. No see on sinu tõlgendus. Minu tõlgendus. Ja, no siis peab nüüd vastama sellele. Ütleme niimoodi. 73, 2 sügise peal tuli ära. Mõtlesin, et nüüd aitab. Olin kaunis väsinud, võistlus oli nässu läinud. Ja mõtlesin, et mis kaua ma ikka ennast tapan. Mul oli ka piisavalt siin Tallinnas tuttavaid, sõpru. Noh, ütlesid, et mulle jään, elada ka vaja, tead sa. Ja saigi natuke lasta tõdemaks. Aga teatud kuu-paar tegi selline tunne ikka, et ma olen suhteliselt noor ja mulle meeldib see elu, et ma millegi ei tegele, nagu olen nagu mingi kuulsus ja siis ei. Hakkasin uus treenima. Aga selle 2 kuuga mitte midagi ei kaotanud. Tehnika on alles, peas on kõik korras, pole vaimstada, vaja valmistada. Kõik raskust, mis treenin tegema, on väiksemad kui olid. Tähendab üldse mingi aukartust ei ole. Ainult füüsiline jõud ja siis võib-olla liiga suuri koormus südamele jääna. Kõik oli mul läbi mõeldud. Ma ei olnud rumasportlane oma teada. Samal ajal oli mul see tekkis konkurent, oli mitu aastat juba, aga ta ikkagi kaotas mulle energia, ma oli just natuke noorem, 3 aastat noorem ikkagi, oli see Leningradi Voice Pervusin. Otsustati EM-ile, et ma nagu lõpetasin, et võib-olla me oleme päris heas vormis veel, et ma EM-ile 73 ei sõida. Ma arvasin, et ma ikka sõidan, ise mõtlesin, et pannakse 2 meest, et tema saab kulla, ma saan hõbeda või vastupidi, ma ei lase tal rabeleda, ta teavad, et ma olen kõva tõuka ja igatahes ma ei sõitnud sinna ja asjad 74 talvel. Ma mõtlesin, et siis on aeg Pervusinile kätte maksta tead ja näidata, et ma olen ikka esinumber. Ma ei olnud päris heas vormis veel. Natuke oli puudu. Ma mõtlesin, et ma ei võiste seal. Jälle see iga-aastane talvevõistlus, see rahvusvaheline Družba karikas, sõpruse karikas. Ja ütlen ausalt öelda, et see kord ma tegin pea. Ja ise ma otsustasin, ega ma ei pidanud võistlema. Mul oli vaja tagajärge, et 74 EM ja MM sõidan mina. Pervusin oli vaja kotti panna seal igal juhul. Vale motiiv lihtsalt. Jah, aga kuna ma 73 vahele, siis mõtlesin, et mul tagajärge ei ole ja võib-olla saavad jälle tema EM, et ma olen olümpiavõitja. Aga see ei loe, suurune riik, kes parem on, see sõidab kõva konkurents. Ma arvasin, et ma saan tast seal juba jagu ja surumist ei olnud ja revimisest ma hakkasin võrdmisi kõrgelt. Mu parim tulemus oli 165, ma hakkasin 167 allraskus. No ma arvasin, et ma ikka 175 revimis, 172 vähemalt. Ja siis tõukapsel oli ka heas vormis, et siis piisapast. Esimese katsega ma ei tea, mis ma valesti tegin või tahtsin liiga võimsalt sirutada või midagi oli, igatahes murdasin selle küünarliiges ära. Ja võt siis ei lõpp tead. Võt see oli kahju ja kurb. Ja siis ma tulin Jerevanist tagasi. Tallinna poisid saatsid seal lennuki peale, aitasid mulle asjad. Aga Tallinnast tulin üks lennuki pealt maha. Nii kus sõjastund oli ja vastas ei olnud mitte kedagi. Ja vaat siis mõtlesin, et nii see sport ongi tead. Kui tulen võitina, siis pole mul abi vaja. Aga kui oled käsi kaelas, siis pole kedagi. Mõtlesin, hakkad elu järgi mõtlema. Kas on üldse mõtet, et nende võitu on nii väga palju. Nii et niisugused solvumised on olnud, jah. Kahjuks. Ega Jaan Talts ei olnud ka lihtsalt selline armutu spordimees, vaid ikkagi sai aru sellest publikuga mängimise oskusest ja vajadusest. Kui sa tahad nii öelda, siis las olla. Must seda vastu mul on. Vaatame seda videot ka korraks. Kõik mingil määral edevad natukene. Natukene? Natukene, jah. Vahel ma olen.
kui kaua ennem seda tuli trenni teha, et tennisega rohkem sina peal olevale Tammistele siis ikkagi platsil vastu saada? No Tammiste on ikka hea tennisemängija. Esimene kord ma ikka läksin temaga täitsa niimoodi uisaväisa tean. Ma ütlesin, et no ei saa nüüd olla, et ma ei saa rekkedega Tammistele vastu, et ma oskan ju lauatennist mängida. Aga tuleb välja, et see lauatennis ja suur tennis, need on kaks täitsa erinevad asja. Nagu sportimine ja tippsport, need on kaks erinevad asja. Tennist peab oskama mängida ja 2 päevaga ära ei õpi. Ja siis ma hakkasin päris tennist mängima ja ma olen isegi ehitanud maale omale tenniseväljaku. No korraliku tenniseväljaku ikka. Sakslased ehitasid ka korraliku sakslased. Aga nüüd ma ei saa mängida, see puus on haige ja ma vaatan tennist, ma olen tennise spetsialist, vaatamispetsialist. Leius tuleb sünnipäeval ja siis me arutame kontorid vead üle. Sportlaskarjääri nagu kõige säravamatel hetkedel, väga heas vormis, ei pidanud te paljuks, juhul kui kutsuti ikkagi kusagile esinema, kui kusagile oma teadmistest, võitudest, sportlase karjäärist rääkima, olite alati kohal. Ja meil on 1968. aastast siiski ka pilt, kuidas te ei pidanud paljuks ka ikkagi kapsapõllul näidata, kuidas päriselt töö käib. Kui olin noor, siis ma isegi naeratasin vahest. Elu oli lõbus. Ja näed, ja kes... See on kapsa südame vanasti, sai masserus, kui väike laps oli, siis kapsad lõiksin välja. See oli väga magus. Oli kapsa põllus. Ja ongi kapsa olnud, jah. Kapsa põllus. No seda ma tõesti ei tea. Ega mammiti purjus ei olnud siis. Kas seda tuli aegalt ikkagi ette ka niimoodi, et sportlasel mõni päev algas kohe nagu natuke lõpusamas meeleolus kui teine päev? Ei, no päev pole nüüd küll kunagi alanud sellega, et alkoholi võetakse. See on ikka liialdus täitsa. Ja meili pole mul ka olnud tead. Aga võetud on korralikult. See käib asja juurde. See, kes ei suuda ainult sporti, midagi muud ei suuda teha, see... Ma räägin praegu spordi. Ka spordi tegemise ajal on see treeningperioodil on kindlasti see keelatud, ei ole kasulik, aga tähistada võitu. Šampanjapudeleid oli ikkagi hotellikapp täis oota sees. No palju täis ei olnud, aga kindlasti mõned olid. See kuid ette, kui teed treeningud ja arvatavasti teed ka veel maailmarekordi ja asjad. No mida sa siis pakud kellelegi ja võtad ise ka lonksu? On ju nii? See on viisakas. Aga kui läheb nässu, nagu keegi ütleb sulle, et seal kuradi Münchenis, et tõuga 205 kilo saad olümpiavõitja ja siis esimene katse, see on selline raskus, mida ma ei tea, see on laste raskus minu osal. Ja see tõukad ja jääb kuust tegemata, no siis vihaga sai ikka viinapudel rattidest. No see kuulus teie töömehe karjäär, tõepoolest, see algabki täiesti ju lapsepõlvest, et ühel hetkel väike poiss pannakse juba hobuse ette ja põllutööd ja ma saan aru, et te olete isegi öövaht olnud ja valvanud, et kombaini keegi ei tuleks kuidagi rüüstama seal, eks ju, viljapunkri sees magades. Aga kas see lapsepõlv andis teile ka ikkagi mingi sellise Jaan Taltsiliku hiljem, mida inimesed nii teavad, sellise jonni ja visaduse saavutada ja tahta, sest et kui on palju õdesid ja vendi, siis nende seas silma paistmiseks lihtsalt tuleb olla kiirem, tuleb olla tugevam, et olla teistest üle. Teistest üleolekut ei saanud kuidagi moodi ja vanemad vennad olid ikka suuremad ja pikemad, nemad olid ikka üle. Eks ta andis sellise harjumuse ja mitte ainult mulle, vaid ma arvan, et kõigile selle põlvkonna inimestele, et töö ongi selleks, et seda tuleb teha. Ja need lõbustusasju sellised, siis on teine aeg. No lõbustus oli see lihtsalt, et see pärast tööpäeva joosta võrkpalliplatsi peale ja seal võrkpalli mängida. Absoluutselt. Mängisime ja käisime kalal ja tegime ise väiksed võrked, siis vahest käisime paar korda päevas kalal ja pärast puhastasime ära, ise praadisime, ma oli koolis. Aga kindlasti jah, ta andis töötahet ja oli ka sellised asju, mida peab tegema. Ma mäletan, üks selline asi oli, et ma olin kõige noorem poistest, aga mind huvitas ja ma õppisin lehmalüpsmise ära. Nii. Ja siis see, mis mulle jälle ei meeldinud, see vihalajas oli
ma pidin sellega tegelema, sest igal ööl on oma tööd ja vanad venad ei teinud seda, tegid raskemaid töid aga lehma on lüpstoaja ikkagi 2 korda päevas ja õigel ajal. Lehma oli vaja koju tuua karjamaalt ja juba siis ma jäin jälle vähe hiljaks võrkpalliplatsile. Mul tuli see töö ära teha. Meeldis või meeldinud. Vahest olin ka sõimasin ka, et miks mina ja et miks mind karistatakse ja pobisin oma ette. Eks see andis ka niisugust viha iseloomu, aga lõpus tuli ära teha ja tegin ikka ära. No spordivaim paljud ütlevad ja ütlevad õigesti, on teil sportlase selline vaist ja arusaamine, oma mingi filosoofia, ideoloogia. Kuidas selle äriga on olnud? Et elus olete ikkagi saanud kõike endale lubada, olete saanud nii-öelda asjad õigel hetkel õiges suunas voolama rahalises plaanis? Õigest suunast on asi kaugel. Ütleme keskpäraselt. Mina olen kõik oma kätega teinud ja ajanud kuidagi läbi. Ja väga ei nurise, aga raskelt on tulnud, aga raskelt peabki tulema. Nii et uhkustada midagi ei ole, aga tööd on väga palju tehtud, jah. Igasugust kord ja aukaemust, kuni kiviaed tegemine või ma ei tea mida. Teil on ikkagi väga huvitavaid kirgesid olnud ka. Jahikirja kõrval teil ju vahepeal oli terve kari metssigu, keda te pidasite ja kasvatasite. Kui palju neid oli seal karjas lõpuks? Üks vahe oli 40 olnud, 37 või päris palju, suur kari. Olid väiksed ja suuremad ja väga ilusad, meeldisid. No see võib-olla ongi kõige viimane ilusam ajark olnud. Ma võtsin selle hobi, selle kulukas hobi, ma kulutasin sinna. Ma olen riielda saanud selle eest oma tuttavate käest, lähima tuttava käest, sugulaste käest. Sa kulutad nii palju raha. Aga te ju reisite mööda maailma ja ostate ka oma ja see oli hobi. Ma armusin metssigadesse. Mets ja põrsud. Ilusta kirjud. Kult oli mul ikka päris juba niimoodi, et kui ma aeda läksin, ta tahtsid massaaži saada. Ta tuli minu juurde aiaärde, mis pikali, siis ma istusin peale, masseerisin teda tükk aega. Kult, jah? Jah. Ja Emis tuli ka siis, vaatas ka siin tükk aega peal, mis kas sinna pikali teadis. Oli meeldiv aeg, jah, aga siis tuli see haigus, igad Aafrika katk. Ja ma pidin oma kulli maha matma. Võt see oli kahju, Tiiamaal kahju. Kiputakse juba unustama, mis mehega on tegemist. See on ikkagi Eesti spordi korüfee. Me istume siin hotellis praegu siis Tallinna südalinnas ja oleme Eeriklassi sviidis, ka mitte juhuslikult üldse, vaid Eeriklass oli üks teie nendest lähematest sõpradest ja tuttavatest, kellega ka ilmselt mitte ainult spordisaalis ja kontserdisaalis ei saanud kohtutud, vaid ka ikkagi isiklikult ja ka pidudel ja muudel meeldivatel koosviibimistel. Mis see klassiga oli, mis klappis teil omavahel? Oleks nüüd elus kergelt muldadale, siis võiks ju küsida tema käest, ma käes päris, kui 2 inimest saavad hästi läbi, ütleme palju, siis sa ei hakka ju küsima oma sõbra käest, et kuule, miks sa muga hästi läbi saad või mis on see. No see on nagu tunnetuslik või, aga tõesti me klappisime esimest silmapilgust. See oli niimoodi, et kui ma siia Tallinnas sattusin, Venemaalt. 67 aasta oli ikka selline murrangul. Liidu parim sportlane maailma seal, üks parimatest. Ja siis nagu see üldsus võttis ja vaat kui nii kõva mees, siis taheti vist minuga ka kontakti natuke saada, mul tundus niimoodi. Ma sattusin sellist seltskonda, kus olid ikka väga tuntud inimesed. Seal oli Toomas Leius, seal oli Rein Töll, Tiiu Randvil, Peeter Saul, Eeri Klaas, Tõnno Leppmets, Aato Kann ja veel niimoodi. Ja esimest silmapilgust ma sain nagu omaks inimeseks ja need kõik väga toredad inimesed, paljud on
lahkunud meie hulgast, aga see oli, ma ei tea, mul oli lihtsalt vedamine, et ma sain sellise kultuuri ja spordi inimestega tippudega kokku ja ma ei olnud mitte keegi. No ma olin küll oma alal ka, aga ma olin nagu Eestile võõras. Eri klass oli ka sportinud, poksinud ja tekkis sümpaatia. Me kohtusin väga harva, aga alati kokku saime siis nagu 2 vendat. Väga hästi on mul meeles see augustikuu võistlus, kui ma tegin 6 maailma rekordid augustikuus, sest ta oli võistlust vaatamas ja siis läksime koos seda ära ja ma pidin koju sõitma, ütles, et ei. Ema on nüüd laua kattunud, tema ema Anna Klass, luulus klaverimängija. Ja läksime siia Konsuli tänavat, elas Konsuli tänavat. Laud oli kaetud, ema oli tal teinud seal toidud, võtsin muidu kõik see sampuse või suurema, ma ei mäleta enam. Ja ühesõnaga tema oli tõeline sõber. Mina tõstsin, aga tema korraldas peotead või asjad, nii et tal oli lau vaadata seda võistlust, et see on imeline võistlus. 60-aastase sünnipäeval orkestris seal dirigeeris mõned palad minu jaoks ja siis ma ka tõin seal takti natuke ja siis muusikalist takti tunned muusikalist. Mul on, muidu ei saa sporti teagi. Ma kujutan, kes tantsida ei oska, see sporti vist väga hästi teha ei saa. Tunnetub peab olema. Jaan, 75 tänapäevastes mõõtmetes ei ole enam teab mis selles mõttes, et väärikas soliidne iga, aga selge on, et aegu on kindlasti veel ees ka, mis praegu tegemisel on. Mis praegu pooleli on, mille peale praegu peale aia ja majapidamise. Ma olen seda aeda näinud suurepärases korras, tohutu energia, mis siin ilmselt sisse läheb. Kuhu praegu põhiline tähelepanu ja aur koondatud on? Praegu viimane kuu on seda põlve ravitud. 3 nädalat käisin karkudega, täna tuli ilma ja kannatab, aga hommikul sõitsin rattaga 15 minutit. Ja nüüd kui ära lähen õhtul, sõidan veel 15 minutit. Oma mälestuste, oma loo kirja panemine, kui kaugel see on veel? Ma olen kirjutanud 1000 lehekülge. Aga mul ei ole praegu kamba jõmmi, kes seda aidas ära korrastada. Kui kõik ära räägiks täpselt nii, kui ta on, oleks veel päris huvitav. Kiiret paranemist põlvele, head tervist loomulikult ja rõõmsat sünnipäeva, seda 75. Aitäh, loodame, et kohtume.